kindlasti natuke see käsiraamat ka, sest siin lõpupoole on isegi ära toodud, kuidas oma käte eest hoolitseda, kui ikkagi kummikindas need käed on juba selliseks karedaks muutunud ja kuidas oma vaimu eest hoolitseda. Ja kui ma ütlesin kohe alguses, et ma tunnen Unet päris mitmeid aastaid, siis tegelikult ma pean tunnistama, et ma ei teadnud, et ta oma lilledesse ja oma peenardesse nii kirglikult suhtub. Ta kuidagi on seda nagu, kui ma mõtlen tagasi ajale, siis tihtipeale, kui ta vastab telefonile ja ma olen lasknud kauem kutsuda, siis ta ütleb, oi, ma just jooksin oma peenrahelt. Oi, mul on praegu käed mullased. Kuigi mina olen näinud ainult kõige ilusamaid küüsi, vaadake, tal on praegu ka sellised hernekommiküüned. Et tõeline daam on alati, meie jagamegi natukese teistsuguseid kirgesid, ja selliseid teistsuguseid teemasid. Aga siin raamatus on tõesti nende lillede kohta ka siis ära toodud need, et millised lilled, mida tahavad, ei taha. Ka see on väga oluline. Aga kas ma võin ühe lõigu ette lugeda? See on siis lille peenra rajamisest. Ja teate, kui ma lugesin seda raamatut, siis see on jällegi minu erialane selline väike kiiks, et ma kohe kuulen nagu sinu häält ja sinu intonatsiooni. Et ma mõtlesin, et ma teen teile sellest väikse sketši, aga siis ma ikka lõin natuke vedelaks. Aga ma loen siis. Mina kaevan kõigepealt maa läbi, käsitsi. Ükskord proovisin kaevamist kergendada kena punase nõukaaegse freesiga, millel bensiinimootor, frees ja 2 sanga. Ossa poiss. Kohe, kui natukene gaasi vajutasin, ronis see punane põrguline käepidemiteni mulla alla. No ronis enne, kui ma arugi sain. Kaevasin labidaga tegelise mullast välja ja otsustasin kõik, kao siit, et su bensiini ring raamatu kirjutamine sellisel teemal üldse käib. Kas kõigepealt vaatad oma aias ringi ja tegelikult see protsess ei olnud sul ju lühike, see ikka kestis paar aastat. Et kui palju neid uusi lilli sinna aeda selle raamatuga tuli? Tegelikult oli see nagu asendustegevus. Kõigepealt kirjastaja küsis, et kuule, sina ju tuntud Eestimaa naine. Kirjuta õige raamat kasvuhoonest. Aga minul on kasvuhoonega väga kirglik suhe. Mul oleks kasvuhoonesse vaja 2 asja 4. Kas dünamiiti või buldooserit ja selle järele betooni või asfalti. Ja ma ütlesin, et ei, kasvuhoones ma nüüd küll midagi kirjutan. Aga Eppe oli juba nagu, tal oli idee, et nüüd see tubli maanaine kirjutab ja ütles, et aga kirjuta siis sibullilledest. Ja siis meil tõusid suunurgad taevani, sellepärast, et sibullilledega saab aias alati palju nalja. Ja kergemeelselt ma ütlesin jah. Ja siis, kui ma kirjutama hakkasin, mis ma tegin, ma võtsin Sulev Savisaare sellise telliskivi sibulillede entsüklopeedia ja peitsin selle ära. Sellepärast, et kui ma olin seda lehitsenud, siis ma sain aru, et sibulilledest pole Eestis vaja mitte midagi kirjutada. Ja meil on see autorikaitse ka olemas, et kopid Eesti saanud teha. Ja siis ma mõtlesin, et aga see on taevake minu aed, minu vesirotid ja minu sibulilled, et aga ma kirjutan lausalt nii nagu on. Ja siin on kollased ülased ja mõned on veel need päigisõielised. Aga selgus, et see õige vastus oli pealt 100. Ja see tõepoolest käib niimoodi tolmuka kõrguse ja tolmuka tipu otsa värvi järgi. Aga ülastega juhtus mul ükskord nii, et kui ma olin saanud väga haruldasi siniste täitisõieliste ülaste risoome ja nemad tahaks natuke niiskust enne, kui sa nad maha paned. Ja ma laatasin nad köögilaua peale ja sõbranna tuli küll ja ütles, et issand,
et jumal, sul on rotisitt laua peal. Ei olnud, oli väga arutused, mille risoomid. Ja pikku peale mul tuli ikka päris korralik ülaste kollektsioon. Aga vahel mulle tundub, et kui ma hakkan hästi nagu aias hästi korralikuks ja 1. augusti, mäletate, nüüd tuleb see Karel Čapeki jutt, eks ole, issand jumal, siia ma istutasin juba kullerkupul. Kaevasin tühja peenat ja vaatasin, et näe, kui palju on oraseina juuri seal. Kaevasin, viskasin kõik sinna jagu peale ja kallasin ära siis kraavi täituks. Ja õhtusöögi ajal tõmbasin tee kuhku, sellepärast ma mõtlesin, et vaadake, aga need oraseina juured ei olnud väga oraseina juurde muud. Need olid kuidagi jämedamad. Ja siis tuli mul meelde, et selle koha peal oli minu väga haruldased ülased. Siis ma läksin öösel seda võsaveerest otsima, aga seal kärutäis oli ikka kümneid ja et see on see üks selline pisarate koht aias. Aga ma kevadel käisin ja silitasin seda ja vaatasin ja rääkisin, et ma olen nii õnnetu, et ma neid välja kaevasin ja tegelikult nüüd on mul nendest pisikestest, mis sinna mulla sisse päris kobe ülaste kollektsioon jälle tulnud, et selles mõttes see väga halvasti ei läinud, aga ehmatus oli suur. Aga kanakakamorss, mis on siis kõige parem retsept? Mul ei ole, ma ei taha väetisi kasutada, kunstväetisi ja ma ei taha mürke kasutada ja siis kõige paremini mõjub nõgeseleotis. Aga kuidas ma kirjutan raamatu, mille pealkirja on näiteks nõgeseleotis kanakakaga. Selle tegemine oli jälle täpselt selline, nagu meie aias juhtub. Kõigepealt on sul vaja värskeid nõgesid kittuda. Ja siis on sul tarvis ühte suurt pesukeedu nõuk, milles nõuka laste lappe keedeti nõuk, ei olnud pampersi. Siis on see väga antiikne pesukeedu nõuk, siis sa paned sinna sisse nõgesed ja tood oma kanalast värsket kanakakat, ajad selle segamini ja jääd ootama. Ja umbes 2 nädala pärast see haiseb, ma ei kujutagi ette, millega seda haisu saab võrrelda. Ja siis, kui mul oli see valmis saanud, ma olin 2 nädalat oodanud ja seganud ja laulnud ja silitanud. Ja siis see pott oli mul nagu liiga terrassi ääre peal ja ma ütlesin sõbrale, et ole valmis, et aita mul see kaugemale tõsta. Sõber ei olnud kade, haaras teisest potisambast ja enne kui ma jõudsin veel niimoodi käe potist eemale võtta, oli ka selle poti jalaga ümber lükanud ja küsin, miks sa paned oma aeda, miks sa tood oma aeda nii paisvat asja. Nii et hakkas protseduur otsast peale, aga tegelikult ka, et see kanakakamorss meeldib igale taimele. Kui ma raamatut lugesin, siis ilmselgelt nartsissid ja tulbid on saanud kõige pikemad sellised peatükid, aga mis on sul endal nendest sibulilledest kõige sellisem lemmikum või sellisem kõige erilisem, mis paneb hingekeeled kohe helisema? Jah, mul on tõepoolest ühed lilled, mis on ainuke peatükk, kui raamat on pühendatud perele, siis see peatükk on pühendusega Svetale. Et ma siit natukese loeksin, ei räägiksin, et ma vaatan imetlusega Augusti taevas linnuteid. Legend räägib, et Jupiter uhke isana tahtis, et tema poeg Herakles saaks jumalaks. Heraklase ema oli aga kuninganna Alkmeene. Legendi järgi saab lapsest jumal, kui ta joob jumalanna rinnapiima. Jupiter võttis oma poja ja pani ta magava Juno rinnale. Kui poisil kõht täis, voolas piim üle taevavõlvi, nii tekkiski linnutee. Üksikud tilgad aga kukkusid maale ja neist võrdsusid imelised valged liilijad. Mul on hea sõber Andrei, taevani töökas ja tähtedeni lõbus. Andrei on ainuke tänapäevane mees, keda ma tean, kes on oma naisele eluajal
ausamba püstitanud. nii suur oli Andrei armastus ja nii ilus oli Sveta. Andreiga juhtub küll vahel nii, et me oleme seltskonnaga väljas ja keegi kaunitar ütleb: oo doktor, te tegite mulle lapse. aga selle peale Sveta ainult naeris. jutt käib ju kliinikust, mille interjööris on tunda Sveta kätt ja mille seinu ehivad tema imelised maalid. Sveta lemmikvilled olid liiljad, valged ja värvilised. Ootamatult läks Sveta linnutee taha, väga valusalt, väga noorelt. kui sõbrannaga koos olime, jätkus juttu, jätkus imetlemist tema kunstiande üle, jätkus aega naeruks ja natuke ka nukruseks. nüüd läheb silm niiskeks, kui linnuteed vaatan või kui liiljaid nuusutan. ma laenan alati Sveta ütlust, kui midagi on väga meele järele. see on mesi minu südamele. see on siis liiljast ja linnuteist. väga südant puudutav seik selles raamatus. aga enamjaolt ikkagi sai siin naerda ja naerda sai palju. ja ma loodan, et see sibulillede värk on nakkav, sellepärast et selle kohta kirjutab Aune nii. seda olen ma ammugi arvanud, et sibulilled on nakkavad. kui nakkuse külge saad, siis see süveneb. diagnoosida saad sibulille nakkust õnnetunde järgi